mulle meenis see inimene jälle, see vana naine, et tuleb välja on ka nagu mingi puudega laps natukene, et see tuvastati enne mingi dementia ja asjad. No nüüd ma sain aru, et tahab suhelda, aga muidu on niimoodi, et mina proovin puhata, olen väsinud. Oleme minu ema külaliskorteris, see on külas, see on meie pere, see dementia, aga vana naine. Ja mina olen seal külaliskorteris, puhkan pikali. Ja tuleb iga 5 minutit tagant tuleb, et mu arvutiga on midagi, et tule tee korda mu arvutile. Arvuti on täiesti korras, lähen tagasi, tuleb jälle uuesti, niimoodi uuesti, et ta ei oska vist ennast väljendada, ta tahab suhelda. Ja sellest ma ei saanudki aru. Ja et teised võis mõisid teda nagu rohkem, äkki see oli nagu tema vanusemad rohkem. Ja teine asi, mis ta sageli teeb, et ta haarab mingi telefoni ja helistab kellelegi mingi nõudmisega. Et sellest ka nagu, ma ei saanud nagu aru, et kui sa tahad suhelda, räägime inimesega, mis sa telefonist on haarad, kui sa tahad suhelda. Et räägi inimesega, ta nagu ei oska vist ennast nagu väljendada. Nende puudega lastega on ka see probleem või nende jaoks on selles suhtes nagu probleem, et ta ei suuda ennast mõistetavaks kuuldavaks teha. Ma läksin siin perearsti juurde. Te olete oma vaimse tervise vahepeal korda teinud, et kuidas see teil õnnes. Ja siis ta ütles, et sulle on mingi kerge Asperger. Ja seda saab, mina usun, selle saab teha nagu võitu, et sa suudad ennast teha nagu arusaadavaks ja mõistetavaks. Et ütles, et ma suudan mingi süüvida mingi matemaatilistesse probleemidesse, kõik muu nagu välja lülitada. Selles mõttes ta on eelis ja nagu pokeris või. Aga selles suhtes mina usun, et kui me harjutame, meil on võimalik ennast teha mõistetavaks teistele. Mida ma haaran telefoni ja nõuan esimesed numbrid midagi. Et ma räägin, ma ei tea, mingi inimesega, kellega ma juhuslikult kokku saan. Et see oleks nagu loomulikum see suhtlus natukene. Et oi naaber on et kuidas eile nagu kalal läks või et see nagu on loomulikum natuke kui minu jaoks sidetöötajana võib-olla kui see, et see aga nõudma läbi telefoni, et ja see eks ta ole see klient seal, selles mobiilifirma klient, kes siis soovib seda kogeda, me ei saa midagi teha, ta soovib kogeda seda mobiilifirmat, aga mina inimesena näen, et ta soovib suhelda lihtsalt ja ta ei oska ennast nagu väljendada ja siis ta läheb sinna ettevõttesse ja nõuab seal midagi. Et jah, seal on küll keegi, jaa. Seal alati on keegi, et eks see viib just täpselt sinna, selles suhtes küll, jah. Et samamoodi ma ei salli, ütleme, mina olen vastutav isik parasjagu selle tüdruksõbra kinnisvarale. Selles suhtes vastutav, näiteks siin on mingi minu lapsed pluss naabri lapsed. Ja siin nad ei kuule selle vastutav isiku ja minu sõna. Ja nad hakkavad nagu muutma nagu omaniku kaudu seda olukorda. Lapsed, saad aru, et neil on vaja kõrgema võimu kaudu muuta see olukord ära. Selle asemel kuulata minu sõna, kes ma olen vastutav isik seal koha peal, kes ma olen selleks, et nendega seal tegelda. Selle asemel nad hakkavad nagu salaja seda selle võimu kaudu muudma. Et lapsed on lapsed, et eks see siis saab mingi karistuse tavaliselt või kuulake ikka sõna korrekult ja et suhelge nagu otse loomulikult.